Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere esmaspäeva jätku kõigile ja tere hommikust ja peaaegu lõuna meil käes. Kui te vaatate õigel ajal, kui te hiljem vaatate, pole hullu. Me oleme Raineriga tagasi ja algavad järjekordsed kinnisvaraminutid. Tere ka minu poolt ja täna on selles mõttes väga tore saade, et me oleme kutsunud kohe sellise päris spetsialisti siia, kes nagu räägib kinnisvarast, et nagu otseselt kinnisvara teema, aga Kerli tutvusta ennast ise meil. Et kes sa oled ja kus sa tuled? Mina olen Kerli kohe. Tegelikult tulen ma Türilt, ma olen Kesk-Eestist pärit, aga ülikooli ma tulin Tartusse, Tuuse tahtel sattusin siia. Ja tänaseks ma olen rohkem oma elust elanud Tartus kui Kesk-Eestis, nii et mina ennast pean tänaseks juba tartlaseks. Tartusse ma tulingi juhuse tahtel jällegi kinnisvara õppima. Et ma ülikoolis kinnisvara planeerimise eriala, tegin baka, magistri, vahepeal olen hulga lapsi saanud ja nüüd juba rohkem kui 20+ aastat selles valdkonnas olnud. Mina kogu aeg mõtlen, et on 2 Kerlit. Et üks on see, kes kodus on lapsi ja teine, kes teeb hästi palju tööd. Et minu üks kõige paremaid kinnisvara hindajaid Eestis, et täna me räägime kinnisvara hindamisest. Ja küsime sinu käest ära kõik need küsimused, mis inimesed küsivad minu käest ja mis meil endal südamel on, et mis puudutavad kinnisvara hindamist. Et sa võid öelda, et sina tead kinnisvara hindamisest ikkagi väga palju. Mitte kõike, aga päris palju, jah. Minul on kohe südame peal üks asi, et minu arust hindajad on, kas nad nüüd päris nagu kinnisvara müüja vaenlased on, aga ikkagi nagu kuidagi nagu tundub, et see, mida sa müüa tahad, et no see hindaja ei oska nii hästi hinnata, kui mina oskan hinnata. Et mina näen seda väärtust nagu hoopis teisele. Kas ma olen ainus, kes nii arvab? Ma arvan, et sa ei ole kindlasti mitte ainus, et mina kinnisvara omanikuna samamoodi vaatan, et kuidas need hindajad ei oska hinnata. Nagu järgi ei tule minu mõttele. Nagu. Just, aga seal on lihtsalt asi selles, et on teatud reeglid, millest on vaja kinni pidada ja need reeglid ei ole selles mõttes paindumatud, et aga kas see vahepeal, kui läheb nagu hindamiseks, kas see peremees käib nagu järel ka, et kas sa ikka seda puud nägid, et see puu on tegelikult ta nii kallis ja siis siin on see kaabel on ikka selline? Ikka, selles mõttes, et kui nüüd ostu-müügi jaoks hinnata, siis see on täiesti tavapärane, kui objekti minna üle vaatama, siis alati omanik ju, kui maakler on ka kaasas, eks, et käime 3 järje, siis nad jäävad mul kogu aeg ette, et ma pildistab ja tahan, ja räägivad, ilus ja tore kõik on loomulikult, aga kuna ma päris palju viimastel aastatel tegelen ka hüvitamise kaasuste hindamisega, siis seal tõesti ongi iga puu oluline ja seal ma peangi iga puu kirja panema, et võib-olla pangale hindamisel, mis nagu hindajate tavapärane igapäevane töö on, seal nagu see igal puukesel nagu nii suurt rolli ei ole hüvitamisel. Mina olen täitsa võhik, nagu, kas panga jaoks on siis parem, et see hind oleks nagu madalam, ja müüja jaoks oleks parem, et hind oleks parem, kui olema õigel. Seal ei ole küsimus, et kellele mis parem on. Ma arvan, et küsimus on selles, et see asi peab olema objektiivselt hinnatud. Mina hindajana pean olema objektiivne, minul on 0 emotsiooni. Loomulikult mulle meeldib ka teatud stiiliga võib-olla kodud, mingid asjad võib-olla mitte nii palju, aga nende aastatega ongi tulnud lihtsalt see kogemus, et need enda isiklikud eelistused jäävad tahaplaanile ja mina olen see objektiivne kõrvalseisev isik, kes siis paneb selle numbrijada ja dokumendi kokku, et mis siis lõppnumber on siis tegelikult ju see, mida vaadatakse. Muu jama nii öelda, mis seal on, see 50-60 lehekülgega naljalt keegi seda seal väga ei loe tegelikult. Ei, muidugi. Aga ma mõtlen nagu, kui mina ta müüa, ütleme, maja 500 000 ja siis tuleb hindaja, hindab ta 300 peale. Ma ei saa ju teda ju 500-ga müüa. Miks ei saa? Mis siin takistab? Pank ei anna raha. Anna raha. Selles mõttes ja ostja tuleb, ütleb, et kuule, see küll 500 väärt ja hindaja ütles ju, et 300. Siin on üks triki asi, et
ostjad tegelikult, kui need numbrid kokku ei tule, siis ostjad päris tihti helistavad tagasi mulle ja küsivad ka teistele hindajatele, et kuule, mis sa arvad, et kas tasub seda üldse osta? Siis minu vastus on tegelikult läbi aastate olnud ühesugune, et kui teil finants võimaldab, siis andke tuld, minge ostke. Sellepärast, et ega turul on ju piiratud hulk vara. Inimestel on mingid omad soovid, soovunelmad, mida nad tahavad saada. Üldjuhul, ma ei tea, Rainer võib täpsustada, aga kodu otsitakse üldjuhul minu meelest aasta-2 ikkagi. Jube kaua otsitakse jah, sest seda õiget ei ole ja ehitamine on veel kallim. Jah, just. Ja kui nüüd ja tavaliselt need kliendid, kes ongi nõus üle turu hinna maksma, nad on 2 aastat turul otsinud seda asja. Sa nüüd lõpuks leiad selle asja, mida sa päriselt tahad saada, siis kui sul vähegi finants võimaldab, siis mina ütlen, et osta. Ja ütlen, jäta kõrvale see, mida minusugune hindaja spetsialist arvab, sest et seal ongi see, et ei ole emotsiooni, see on Excel tegelikult ju päeva lõpuks, aga kui sa kodu otsid, siis sa otsid seda emotsiooni. Seda ju hinnangus ei kajastu. Loomulikult. Kusjuures eile mul oli trennis, oli korra teemast välja, tuli korraks jutt, et et ise ehitad maja ja et läheb palju kallimaks kui nagu valmis tehtud maja. Ja siis nagu arutasime ja miks ta nagu läheb kallimaks, sest et kui sa ise endale teed, sa tegelikult võtad selle liistukese ikka natukene kallima kui see, võtad selle plaadikese natuke kui kallima. Aga kui sa nagu müügiks teed, siis sa ikkagi tahad ju optimeerida nii palju kui võimalik. Ja, et ta näeks kallis välja, aga maksaks nagu vähe. Ja siis ongi, võtab näiteks mingit pumpa, võtame ikka võimsama või võtame sellele majale paneelidele natukene võimsama aku ja sealt see hind nagu tuleb. Ja need ongi need palju väikseid asju kokku, sest et neid ridu on ju hästi palju. Aga see hindaja neid väikseid pisi asju ka ikkagi siis vaatab või? Pigem ma ütleks, et me vaatame seda tervikut ikkagi. No see on halb. No jah, aga seal ei saa niimoodi, et kui me võtame ehitushinna, kuidas ehitushind kujuneb ja versus see, et mille alusel turuväärtus määratakse, siis need mõisted ise juba on ju 2 täiesti erinevat asja. Neid ei määrata samadel alustel, et kus on ehitushind, mis ehituspoes või projektimüügis seal soodsama hinnaga asjad kätte saab, kuidas keegi seal objekti juhtida oskab, kulusid kokku hoida. Ja teine asi ongi see, et kuidas see turuväärtus hinnatakse, see ongi reaalselt toimunud tehingute baasil. Et sealt tulebki juba see erinevus sisse. Aga oota, toimunud tehingute baasil, eks ju, ma saan aru, et hindamismeetodid on ju tegelikult mitu, aga me räägime sellest võrdlemisest. See on kõige enamik hindamisi tehakse võrdlemisega, on mul õigus. Pangad üldse eramajade ja erakorterite muud eriti nagu... Elukondlik jah, korterid ja elamud, et need lähevad ikkagi võrdlusmeetodid. Ei, aga jah, ma mõtlen, et kas näiteks raekoja hoonet annab millegiga võrreldamatu kinnisvara, mis sa siis teed? Kui raekoda, siis me räägime ikkagi ühiskondlik ehitist hoonest, et siis on juba teised meetodid ka tõenäoliselt kasutatavad, et elukondliku puhul me räägime üldjuhul ikkagi võrdlusmeetodist. Ega tegelikult üldjuhul tähendab 99,9 nagu peaaegu et 100. Ütleme, et jah, ikkagi 90+% töödest on võrdlusmeetodiga. Ega muidu pank nagu ka elukondlikuks ju raha. Samas on jälle see, et kui ärikondlikku hinnata, siis pank näeb seda niimoodi, et ennekõike peaks olema eelistatud tulumeetod jällegi. Et elukondliku puhul võrdlus ja ärikondlike tootmine siis peaks ennekõike minema selle tulumeetodiga. Tulumeetod on see, palju kasu saab, eks ju. Just, rahavoogu palju genereerida. Palju üüri tuleb ja aga seda eluasjaga. Aga nüüd eluasjaga mul mõtlen selle Ahto küsimusele, et tema on pannud endale seal kullast liistukesed ja asjad, aga miks sa ei võrdle siis mingi teise majaga, kus on kullast liistukesed, et siis see on ka ju kallim. Selles mõttes, et kui mul võrdlusbaasi oleks sellist, kus on need kullast liistukesed, siis ma loomulikult valiksin selle. Kuidas see võrdlusmeetodi rakendamine toimub, on see, et on teatud hulk tehinguid, võtame Tartu linnas, et see kullast vetsupott asub siis Tartu linnas, et siis otsime välja Tartu linnas toimuvad tehingud ja sa peaksidki ega need tehingud on ju väga palju toimunud. Ja sa peaksidki teatud elementide baasil leidma need kõige sarnasemad elemendid, mida mis kasutame kindlasti number 1 asukoht. No, see on loogiline, jah. Jah, et võimalikult sarnased asukohad. Siis mis elamute puhul näiteks on oluline hoone seisukord, et remonti vajavat või siis täiesti uut ehitist omavahel ju võrdlema ei hakka. Et nad võiksid ikkagi, see saab näiteks ehitamise aastat vaadata, et mille järgi saab välja võtta, et mis sinna võrdluseks võiks kõrvale sobida. Siis on juba maja sisu, et kas on kaasaegne või ongi ka remonti vaja. Ja vahepealsed on seal sellised, et saab kombineerida, et
kuidas parasjagu need võrdlusobjektid on sul seal kõrval. Et see ongi tegelikult selline hindaja subjektiivne valik, et millised need võrdlusobjektid ta sinna välja valib siis võrdlemiseks. Et see peaks võimalikult sarnased olema, kui on kullaste vetsupotiga olemas kuskil, siis võiks nagu sellise tasemega. Aga mööbel üldse, kas mööbel läheb ka siis või? Kohtkindel sisustus. Turuhinnaga või marketplace'i hinnaga või kuidas ta või kilo hinnaga? Selles mõttes üldse niimoodi, et võrdlusmeetodi rakendamisel on eraldi element siis statsionaarne või kohtkindel sisustus, mis tähendab seda hindamise mõistes, et siis mida tõenäoliselt kaasa ei võeta. Selleks on siis köögimööbel, garderoobikapid ja tegelikult ka valamukapid, et neid üldjuhul kaasa ei võeta. Kas see annab mingit mõju ka näiteks hommikupäike või õhtupäike või midagi sellist, et kus pool need aknad on ja asukoht? Eraldi võrdlusmeetodi rakendamisel ma ei ole näinud, et hindajad oleks välja toonud, et kus suunast nüüd päike tuleb. Küll aga asukoha juures on nagu palju neid elemente, alamelemente siis võib-olla. Et mida nagu tegelikult hindaja peaks vaatama, et kui ta neid võrdlust objektidega võrdleb. Kas hindaja vaatab ka seda, et näiteks, et selle maja ilusa aia taha võivad varsti tekkida ka mingid korruselavud, et kaob see vaade näiteks ära või midagi sellist, et kas, kui hetkel veel ei ole, kas see nagu mõjutab hinda, et sinna võib tulla või juhul kui? Me hindame siis, seal on hästi palju aspekte, et üks asi ongi kindlasti üldplaneering, mida vaadatakse, detailplaneering, et seda piirkonda nagu tervikuna ka, aga samas on see, et hindamisel on alati aluseks väärtuse kuupäev, ehk me hindame tänase seisuga. Täna ju veel ei pruugi olla see detailplaneering seal naaberkinnistul kehtestatud, ehitustegevust ei pruugi seal toimuda, et näiteks Rail Baltica samamoodi, eks, et täna seda teatud lõikudes ei ole veel, aga on ju teada, et see tuleb, sest ta ka piirkonnas ikkagi hinda mõjutab. Ma arvan, et see kortermaja, see võib-olla nii palju täna ei mõjutagi, et ma nagu Tartu piirkonnas ei teagi, kus kohas nagu oleks olnud vajadust arvestada sellega, et oi, nüüd kõrval tuleb hästi suur korterelamu ja nüüd selle võrra siis selle naaberkinnistu väärtus oleks väiksem. Aga selliseid olukordasid kindlasti on, et sellepärast ongi hästi oluline, et hindaja, kui ta seda oma töökirjeldust teeb, siis seal ta avab nagu neid aspekte, et milline see ümbrus on, planeeringud, sellised detailid, mida kinnisvarakuulutuses naljalt ei leia. Ja mis ongi nagu selline süvaanalüüs tegelikult, et sellepärast on ka seal suurusjärk 50+ lehekülge. Jaa, äge. Ma pean selle kavala, ma ei tea nüüd, kas tohib üldse küsida selliseid küsimusi, aga meil on see saade, et sa võid vastata, et sa lihtsalt ei vasta, on ju. Et on teada, et hindaja tuleb, eks ju, et viisakas inimene koristab oma kodu ära, et see ka ilmselt natuke mõjutab hinda, aga kas peaks veel kuidagi kaval olema, et valiks päikeselise ilma ja siis paneks lauale lina ja kui hindaja on ju ka inimene, et kuidas kas see võib nagu mõjutada hinda üles, et ma teen mingisuguseid väikeseid, kavalaid, odavaid asju. Kas seal võib olla mõju? Ma arvan ja tahaks loota, et sellel ei ole mõju. Aga tegelikult? Minul hindajana lihtsalt on meeldivam siis seal objektil viltida, aga ma arvan, et see professionaalsus tulenebki sellest, et ma olen ikkagi see erapooletu, et ma ei lase nendel väikestel nüanssidel ennast mõjutada. Minul on lihtsalt toredam minna sellisele objektile, mis on koristatud, kus ongi see linniku. Hoovis ei ole koera jõnne. Ma muidugi Kerli puhul, ma ei tea, see võib-olla, ma ei usu, et see saladus, ma olen Kerliga näiteks katkisest aknast siis roinud, et hinnata. Nii et sa ei mäleta, oli üks asi, mida selles mõttes, et see on täiesti objektiivne, et see, sa aktsepteerid seda ka, eks see on sinu töö. Seal ei olnud, jah, see oli üks. Ma mõtlen, kui lähed juba ja siis näiteks uks kukub juba selge, et siis on selge. See tasuks kinni panna, eks, et selles mõttes, et kui sul, see võib mõjutada hinda, et halvas mõttes. Seda palju küsitakse, et kas ma pean enne toad ära koristama. Sellisel juhul on mul jälle mingi stampvastus tegelikult kujunenud. On see, et hindaja peab suutma nendest asjadest läbi vaadata sisuliselt. Et on ka selliseid objekte, kus ongi põrandast laeni asju täiesti täis, aga minule hindajana ei ole ju oluline, millised asjad seal on, vaid see viimistus, et mis seinakate seal taga on, mis see laekate, mis see põrandakate on, kas seal mingeid kahjustusi on seal mingi niiskus äkki ära peidetud. Mul on oluline, et ma näeks seda ruumi, mitte neid asju. Et sellepärast ei olegi see linik minu jaoks oluline. Mul on oluline see ruum kui selline. Niiskus äkki ära peidetud, selles mõttes see on küll, et mõni kaval inimene, kas on juhtunud niimoodi, et mõni kaval inimene on niiskuse ära peitnud? Minu objektil ei ole, aga ma tean ühte case'i, kus oli niimoodi, et oli üle värvitud, mina seda hindamas ei käinud.
aga visuaalselt peale vaadates tollel hetkel ja see varjatud puudusena selles mõttes, et täna see asi on kohtus, aga oligi pahatahtlikult üle värvitud. et see on tegelikult ka Aga mina hindan, meil selles mõttes hinnangutes on eraldi kirjas ka, et meie ehitustehnilist ekspertiisi ei teosta. turistikku uurima ei lähe. Jah, mina ehitusekspert ei ole, et ma saangi visuaalsel vaatusel tuvastada, et kas on kuskil mingid suuremad mõrad, kas on mingit niiskuskahjustust näha, see info nagu läheb sinna hinnangusse kirja, aga ehitusekspertiisi ma ei tee. okei. Aga mis, et nagu, et ühesõnaga viisakas oleks ära koristada. See ei ole viisakas, see on pigem, et inimesed on erinevad, sellega ma olen ka aja jooksul leppinud, et midagi ei ole teha, et ka selliseid ebameeldivaid lõhnesid on aeg-ajalt. Just. Kuidas see mõjutab? No selles mõttes, et kui ta seal näiteks ma tean ühte case'i, kus oli kalatööstus ja hinnangusse ei saanud kirja, et seal kalalõhn on ja sellest oli väga suur probleem tagantjärgi, kui see asi. Jaa, kui laut on kõrval näiteks läheb. Jah, et selles mõttes lõhnad, kui sellised häirivad lõhnad on, siis tegelikult peaks hinnangusse kirja panema, et lihtsalt enda selja tagust kaitsta, et kui peaks olema, et see läheb näiteks täitemenetlusse ja miskipärast keegi tahab seda osta, sest seal ongi see laudahais ja see hakkab seda väärtust seal vähendama, et siis on see, et mina hindajana olen vähemalt selle ära fikseerin, et ma ei tohi nagu seda märkamata jätta. Aga laibahaisuga ma tean, et kolleegidel on olnud, et kus on laibad olnud korterites sees, et seal mingid lõhnad on, et see tegelikult peab hinnangus kajastatud saama. Kõlladki mõistlik oleks laip enne hindamist ära viia. Aga no ilmselt oli seal lihtsalt veel see lõhn või mingisugune selline. Sellised huvitavad asjad nagu hinda nagu juurde ei anna, et kuskilt täna jooksis läbi mingi video, et keegi rääkis, et tema hoovi taga kuskil mäekünka peal oli kunagi vanal ajal peatunud ja joonud teed Peeter Esimene ja pidanud plaani. Kas midagi või kuulus naaber või see ei tõsta hinda? Pigem selline maaklerite amploa, et mida kuulutuses kasutada, et ma arvan, et Rainer oskuslikult oskaks seda enne kuulutustest. Peeter Esimene jäi seal hinnangusse ma seda kirja ei paneks. Et kui treener sõber hakkab kunagi enda maja müüma, kelle kõrval Peeter Esimene teed jõi, ma näiteks tean seda, siis pöördugu minu poole, et kui treener vaatab, et siis ma kirjutan seda sisse. Aga see hindamisele ei anna mitte mingit väärtust, ma saan aru kahjuks, jah. Nojah, aga ta annab müügi niisugust väärtust ka võib. Emotsiooni selles mõttes, et mina maaklerina paneks ka selle info kirja sinna ikkagi. Mina täna ei tea, kas Vene tsaar on hea asi, mida kirja panna. Et see on selline nagu küsimus alati. Aga ikkagi okei, et ma saan aru, et justkui nagu ei saa kaval olla ja tegelikult peita ei ole ilus, et sellest võib pärast tulla suurem probleem. Ja, et kui sa juba hindaja eest peidad, siis see varjatud puuduste teema on täna ju nii suureks läinud, et selle ei ole mõtet teha, et see tuleb ringi tagasi. Mul ikka üks asi jäi kripeldama. Kui ma näiteks panen aeda mingi ägeda puu, mis maksab 5000, kas ta siis on väärt ka seal 5000 või on väärt sama nagu see suvaline kuusepuu? Ei, ma arvan, et hinnangusse see kirja läheb, kui omanik see mina ei suudaks tuvastada seda, et ma pean ikka käima ja näitama näpuga, et tead, et see 5000 kirja saab, aga hinnangus numbrilises mõttes ma arvan, et see ei kajastu. Ai, see on all. Mul on muidugi niisugune, võib-olla see on natuke spetsiifiline küsimus, aga osasid inimesi see puudutab, eks ju. Et sul on näiteks, ütleme selline, näiteks 200 ruutmeetrine maja, eks ju, ehitisregistris on kirjas 200 ruutmeetri, aga sa oled õue peale teinud endale 20 ruutmeetri sauna. Ja seda sa võisidki täiesti legaalselt sinna ehitada, alla 5 meetri, et on lubatud, eks ju. Kas see mõjutab hindamist, see täiesti legaalne, ilma igasuguste paberiteta ehitatud saun või mitte? Või see on liiga spetsiifiline, oleneb küsimus? See 20 ruudune, ma arvan, et see oleneb, et mis seisukorrast ta on. Hästi heas. Hästi hea. Jupp nagu ja tehtud veel hästi kallis puidust. See oleneb sellest ka, et mis selle elamu väärtuse klass on. Et kas ta seal on 50 000 ümber või on ta seal 500 000 ümber, et hindamisel on ju see, et kui me võrdlusmeetodit rakendame, siis tegelikult peaks olema võrdlus või selles kohandamise täpsus on 5%. Et kui sa nüüd võtad issadu kohad ja võtad sellest 5% ja arvestades seda, palju see aiamaja maksab, siis see 5% on tõenäoliselt liiga palju pandud, et siis ei saa seda kohandada, jääb alla kohandamise täpsuse, aga kui see nüüd 50 000 on, siis see 5% nagu, oleneb, vaata, milline see aiamaja sul ikkagi on, et kas ta ongi selline hästi äge mingi klaasmaja, mille maksumus ise võib seal juba kuni 50 000 olla, eks. Et siis ta nagu võib-olla on juba omaette väärtus seal suurem isegi kui elam oleks. Nojah, aga teda ei ole ju kuskil paberites nagu.
aga teda ei peagi olema, et see on võib-olla kurioosum. Et kui see uus ehitusseadustik tuli, siis ma mäletan, et koolitusel üks inimene, kes minu meelest selle seadustiku väljatöötamisel ka osales, ütles meile koolitusel niimoodi, see oli hästi segane aeg, kui see ehitusseadustik tuli, kuidas me mida tõlgendame, ja siis ütles, et rajatis on, või ütleme, et jah, ehitis on selline asi, mida 2 täismeest ei suuda objektilt ära viia. Näiteks, kui sul on aiapäkapikk hästi suur ja 2 täismeest ei suuda seda ära viia, et siis võiks nagu seda lugeda. Et see isegi ei tähenda, et sul nagu vundament peaks all olema. Et praegusel juhul on see, et ta isegi ei ole mitte rajatis, ta oleks sul hoone, on ju, siis selles valguses ta ikkagi oleks ju kinnisasja oluline osa, et sa ei saa seda lihtsalt täismeestega minema viia. Kui palkmaja, vanad saunad ju, samamoodi võetakse ühes kohas lahti, viidakse teise kohta. Et ega kõike saab minema viia ju. Ei no aga 2 meest ei vii see, et see on hea, et 2 meest ei suuda ära viia, siis võib-olla annab kuidagi meelde jäänud, et nii öelda. Isegi väga tugevad mehed nagu meie neid. Et okei, aga nüüd liikudes nüüd edasi selle võrdlemisega, eks ole, et ma sain aru, et sa võrdled, eks ju, seal samas piirkonnas. Kas ma saan hindajale nagu öelda, et näed, vaata, mina tean, et siin meie piirkonnas hiljuti müüs, hästi palju inimesed räägivad, et ma tean, et see seal müüs ja too seal müüs ja tal olid sama palju või täpselt niimoodi kehvemad. Kas hindaja talub ära sellise nõuandmise, kas sellel on ka mõtet? Mõttes, et taluma pean ma igal juhul. Seda iseasi, mis ma sellest arvan, et ega kui inimene või klient tahab rääkida, siis loomulikult on vaja teda ära kuulata. Aga sellega on huvitav fenomen, et kui selline jutt tuleb, ja ma lähen registrisse kontrollima, et mis hinnaga siis tegelikult tehing oli, siis see naaber on tavaliselt selle hinna ilusamaks rääkinud kui see hind, millega ta tehingusse tegelikult läks. See on uskumatult tavaline, kusjuures ma nagu täiesti üllatunud, ma ka kuulen, et näed, see ostis, miks sa ei müü mul nii kallilt seda, ja siis selgub, et ma olen müünud nagu meeletu hinnaga võrreldes, mis naaber müüs, ja seda tuleb ette rohkem, kui võiks uskuda. Tagasi alles Tartu ühe objektiga, kus maakler ütles, et näed, naaber, kuulutus oli üleval, et naaber oli väidetavalt maha müünud, ütles mulle hinna ja siis, kui ma sain registrist vaadata, mis hinnaga tegelikult müüdi, siis tuli välja, et ikka ei olnud selline hinnaklass ja seal oligi, et omanik tahtis sellest turuväärtusest kõrgema hinnaga realiseerida asja. Sellepärast, et naaber ju müüs nii kõrge hinnaga. Ega nad ei usu ikka, et seal igasuguseid vabandusi tuleb pärast, ega sa seda ära ei tõesta, aga okei, aga kui ma nagu päriselt tean, et kas ma saan nagu, päriselt tean, et seda infot ikka võid jagada, sellepärast, et kui meie andmebaasidest neid tehinguid filtreerime, mis iganes põhjusel, ta võib märkamata jääda, kui omanik teab, et mingi tehing on toimunud, siis mina igal juhul soovitaksin hindajale mainida seda, mina seda kunagi ei võta niimoodi, et oi, mis sina ka hindamisest tead või mis on seda infot andnud, mina olen ise kõige targem, mina otsin ise välja. Minul ei ole kindlasti sellist suhtamist, et pigem ma kuulan ära, kui on mingi selline tehing olnud, ma saan registrist üle asjad kontrollida ja võib-olla see osutub sobilikuks, aga vahel see ei pruugi niimoodi olla, sellepärast et omanikud näevadki ju enda vara alati miskipärast roosade põhillidega ja naabri oma alati kehvemana, et seal kas ta iseasi on see, et kas ta võrdluseks sobib või ei sobi. Aga see info tasub kindlasti anda. See on nagu tegelikult, kui tihti sa nagu kuulad, et seda sama, et mina olen pannud sinna need, et sa pead ikka kuulama seda, et inimene ei ole nagu rahul, sellepärast, et tema arvab, et tal on palju parem. Kas see on pigem nagu tavaline? See on tavapärane. Kuidas sa toime tuled sellega? Ma tulen sellega toime niimoodi, et ma ise on samasugune ju. Kui minu vara hinnatakse või kui ma enda kodu peale mõtlen, siis see on hästi inimlik ja ma võtangi seda inimlikult. Et sa ise tahadki, et sinu asi oleks kõige parem ja näed seda asja palju paremana kui objektiivselt kõrvalseisjad. Et mina võtangi seda inimlikult lihtsalt ja inimesed tahavad rääkida või ilusad, toredad asjad on, siis ma loomulikult kuulan neid ja kindlasti mitte ei kritiseeri, ei ütle, et ei, ma arvan, et see ei ole nii. Pigem on see, et ma lasen inimestel rääkida, las nad annavad mulle selle info, mis neil anda on, võtan enda jaoks sealt olulise kaasa, sealt jutusest võib ju tulla välja, selles mõttes, et kui mina objektil käin, ma ei tegele paberi täitmisega, minu jaoks on enne kõik oluline see, et ma saan fotot tehtud ja mul on aastate jooksul õppinud sealt kõrvalt klientidega suhtlema, et see suhtluse aspekt on minu jaoks palju olulisem ja miskipärast on nagu mälu ka selline, et sul jäävad need asjad meelde, lisaks me teeme hästi palju pilte objekti, et mul on võimalik pärast ka piltide pealt tuvastada, et mis seal ruumis siis täpselt see seinakatte oli.
kui see, et ma jätan kliendi tähelepanuta ja temad selle info ka tähelepanuta, et ma nagu ei jäta meelde, et mida ta mulle rääkis. Sest seal võib nagu olulisi asju ka välja tulla. Et see suhtlemise aspekt on hästi oluline tegelikult. Ma olen selle, või sa tahtsid, ma korra küsin selle üldmulje küsimus ikka veel ära, et enne oli nagu jutt, et keegi oli seal värvinud üle midagi, aga nagu tegelikult ju no ikkagi tasub võib-olla mingi, ütleme, muidu on kõik väga ilus, aga seina sees on auk. Ja sa paned selle augu kinni ja värvid ära, et seda oleks tegelikult ju mõistlik teha ju. Selles mõttes, et ta jääbki nagu korda. Et ta ei ole mitte pahatahtlikult korda tehtud, vaid ta ongi korda tehtud. Panen kappi ette. Ai, võtame nüüd 2 asja ära, et panen kappi ette versus teen augu terveks. Võib-olla kumbagi mõtet teha. Miks see auk sinna üldse tekkinud on? No, mingi põhjus olema. Ja lapsed mängisid ja üks ujuses. Ega see üks auk jällegi, kui ma jõuan selle võrdlusmeetodi rakendamise juurde, see üks auk üldjuhul ei mängi nagu mingit suurt rolli. See oleneb jälle sellest väärtusest ka, et mis see väärtuse tase seal on ja sellest 5%, et kas ta nüüd on sellest üle või ei ole, kus ta täpselt on, miks ta on, et kui ta on lihtsalt selline kipsises augukene, mille keegi on mingi mööbli pihta või lapsed on tõesti midagi ära lõhkunud, siis on see, et kui võimalik, loomulikult võiks see korda, sest üks etapp ju võiks nagunii korda saada, aga lihtsalt spetsiaalselt nagu hindaja tulekuks seda korda teha. Ma arvan, et pigem kui see asi müügis on, et siis müügi jaoks see korda teha, et see, et ta nüüd just hindaja jaoks korras oleks, et see nagu ei ole määrava tähtsusega. Aga see kappi ette lükkamine, mida siin toodi näiteks? See on selles mõttes pahatahtlik, et piltide järgi on ju pärast tuvastatav, et kapp oli ette pandud. Või näiteks hästi suur asi võib olla, et sul on parketis näiteks, parketi pead terviku ära vahetama, keskel on vigastus on ju siuke. Ja sinna pannakse siis vaip peale. Et see on samasugune. Vaiba alla selles mõttes jah. Vaiba alla peitmine. See ei käi päris, et kõik vaibad üles võtame. Teinekord on ka nii, et nendes maamajades ju kelbrid on majad all, eks. Ja alati peab eraldi küsima, kas teil keldrid ka on, omanikud unustavad keldri ära. Vaat siis on nagu selles mõttes natuke jama, et kui ma sinna keldrisse ei saa, et kas see oli pahatahtlik, et on seal mingi niiskus sees, et see vaiba alt need keldriluugikesed me ikkagi alati peame üles leidma ja keldris ka ära käima. Ütleb sulle, et ei ole valetas hindajale, ega siis see nagu nii võib minna, eks ju? Selles mõttes, et minu südametunnistus on siiamaani puhas, et see, mis seal koha peal on, mina selle fikseerin, need küsimused, mis mul on, need küsimused ma küsin ära ja kui mulle vale info antakse, siiamaani minul nende 20 aasta jooksul ei ole nagu sellist pahatahtlikust olnud, et millest nagu mul tagantjärgi oleks mingid probleeme tekkinud. Et eks seda pahatahtlikkust on igas elu valdkonnas ja kes tahab, korraldab nagunii mingit jama, aga hindamise kontekstis seda varjamist, mina isiklikult ei ole sellega kokku puutunud. Sina oled ju inimese silmis selline, ma ei tea, panga, esindab panga huve, eks ju, et siis nagu, ja sinna enne tuli, see on kuulaja küsimus, me ise ei mõelnud seda isegi üldse välja, et ma ei teagi, kuidas seda niimoodi formuleerida, et kui on tahtmine saada parem tulemus hindamisakti, kas on võimalik sellest rohkem maksta? Ma ei tea, kuidas sa sellele saaks tõesti teistmoodi, vasta. Et kas altkäemaks on võimalik anda ja ütle nüüd kõigile, et ei ole. Ma arvan, et... Tegelikult ei ole neis siin, aga mul kunagi abikaasa kõrvalt nägi ühte situatsiooni, kus üks maakler proovis mind moosida, et number kõrgemaks saada. Mul abikaasa mõtles väga hea vastuse välja sellele küsimusele. Teinekord, kui sa minu poole ka pöördud, siis ma räägin sulle selle loo ära nüüd. Ma ei hakka oma vanust ütlema, aga ütleme nii, et mul on 20 aastat pensionini jäänud. Nii, kui minu igakuine sisse tuleb 20 aastaga korrutada, siis ma arvan, et see tuleb nagu ikkagi korralik summa kokku. Kui sa mulle selle summa oled nõus maksma, siis ma võin mõelda selle peale, et see number ilusamaks kirjutada. See on kallim kui see asi, mida sa hindad. Point oli selles, et kui mina mingi jama kokku keeran, siis mina võin oma kutsetunnistusest ilma jääda, mis tähendab seda, et ma kaotan oma sissetuleku ja sellepärast on vaja, kuni pensionini sa mind üleval peaks. See loogika. Et ma arvan, et siis peale seda sa ei taha rohkem küsida, et kas on võimalik kõrgemaks. Aga räägitakse, et tänapäeval kusjuures, ma ütlen, eks ikka maakler üritab ju nagu, ja see on väga hea, et sa siin ütled, et ürita maakler, tegelikult sa ei saa. See on väga hea info. Aga mina tean, et varasemalt on ka mõned bürood jäänud pankade nimekirjast välja, sest et nad on olnud loomingulise võitu. Ja. Aga seda vist tänapäeval vist juba enam ei ole. Selles mõttes seal on see teema, et
ütleme, et kui mõni hindaja keerabki mingi jama kokku, siis on tervel ettevõttel jama ja täna meie ettevõttes näiteks on suurusjärk seal 30 hindajat. Et kui meie ettevõttel probleem tekiks pangaga, see tähendaks, et üle-eestilised 30 hindajat sisuliselt ju jäävad töötuks. Et me ei saa seda endale lubada. See tähendab seda, et me peame ikkagi nendest reeglitest väga rangelt kinni pidama ja sellepärast ilmselt selliste jamadega jamast ei taha keegi kokku keerata, sellepärast et see mõjutab ettevõtteid tervikuna. Aga vanast... Kas ma korra küsin nagu vahepeal midagi. Et ütleme, maakler räägib, et hindab palun ülesse või midagi, või näitab paremaid numbreid. Kas mõni pank on ka öelnud, et saaks natuke allapoole? Selles mõttes, et aega ja küsimus, aga ei väga vastus on ei. On tulnud, ma ei räägi mitte enda näitel, vaid lihtsalt, et palju ma olen nagu teiste hindajatega ka ju suhtled üle-eestiliselt, et ja oled ka pankade poolt kuulnud, kui siin meil infopäevad asjad on, et mis nagu case'id on olnud, siis on seda olnud, et on asju üle hinnatud ja pangad on ühendust võtnud ja palunud üle vaadata, sest et üks asi on see, et see võib mingi inimlik arvutusviga näiteks olla, teine asi on võib-olla mingi metoodiline lähenemine on vale, et seal nagu võib seda olla küll, sest minu silmis täna pigem pank ongi nagu selline kõige kontrollivam funktsioon seal, et kes need hinnangud reaalselt üle vaatab, sest nemad ju annavad oma raha, nemad ju riski. Nemad ei väärtusta seda kuldpotti. Adekvaatne peab seal olema see number. Aga veel võib-olla keegi on nüüd näiteks, kui eksperthinnangu tellib ostja, siis ta võib tulla, et tead, et mul siin lubas see müüa selle eksperthinnangu hinnaga. Selle numbriga. Ja kas järsku vaatad hoolikamalt, et teeks väiksema numbri, et kas see on selle eest mitte pank, vaid see ostja, et kas kõigepealt esimene küsimus on, kas on selliseid, ja selle puhul ei ole ju muret mul on stamplausa sama selle soovisaade see mõlemad pidi, et see, kes tahab kõrgemaks, see, kes tahab madalamaks, et täna ikkagi ongi, et see reeglid on nagu ranged ja see, kuidas pangad monitoorivad meie töid, ei saa endale neid eksimusi lubada. Seal ongi täpselt see, mis näitame enne tõin, et kui mina oma kutsutunnistusest ilma ja mina täna ei ole valmis, isegi oma lähedase nimel, ma arvan, riskima sellega, et kui ma olen 20 aastat vaeva näinud, et siis suva kirjutame selle numbri kõrgemaks ja kui see peaks olema, et pangas jääb monitooringusse, kui sealt mingi lumepall veerema läheb, siis ma põhjustan kahju ka oma kolleegidele ja seda ma kindlasti ei lähe. Ma ei lähe ennast kahjustada, oma kolleege ja ettevõtet. Eks pole lootust isegi 30 aasta pärast, siis sa kahjustad ikka ju kolleege, mis siis, et pensioni ja et toome kõik need paberid sinu laua peale, eks ju. Kas hinda mõjutab ka julgeolekuoht, et siis sõjad on käimas ja värgid? Mina ei ole näinud ühtegi hinnangut, kus oleks hindamismeetodi rakendamisel nagu otseselt seda, selles mõttes, et mingi võrdluselement oleks, et julgeolekuoht on nüüd kuidagi kõrgem. Pigem on see, et see julgeolekuoht avaldub tõenäoliselt teatud majandusnäitajates. Näiteks kui ka see, et tehingu hindades ju, siis ta mõjutab ju tegelikult seda võrdlusmeetodi rakendamist, et kui inimesed ei julge enam osta, see hinnatase allapoole tuleb, siis ju võrdlusobjektide hinnad on ka madalamad. Et selles mõttes ta loomulikult mõjutab, aga mitte nagu otseselt, et nüüd julgeolekuoht on kõrgem kuidagi. Droonid kukkusid sinna, et seal on nüüd et Kastre vallas, et siis paneme -5 nüüd Kastre vallale sel nädalal või kuu aega seal. Ei tule. Aga see võrdlus on üleüldse, kui nagu võrdlete, et kas siis ütleme 2 kilomeetrit Tartust Jõgeva poole, siis võrdluseks on kõik seal müüdud asjad või 2 kilomeetrit Räpina poole läheb ka arvesse või ta on ikkagi? Selles mõttes, et see oleneb väga objektist. Et näiteks kui neid uuselurejoone hinnata, siis kui võtame näiteks Kambja valla, on seal Soinaste küla, Tõrvand ja Alevik, et kui võtta Võru suund näiteks, siis seal tegelikult toimub piisavalt palju tehinguid ja üldjuhul saab samast piirkonnast võrdluse võtta. Luunja vallas näiteks siin linna ääres samamoodi, aga kui nüüd minna juba sealt teatud kilometraasist kaugemale, siis seal toimub juba tehinguid vähem ja siis pea hakkame juba nagu Tartu linnas. Ikkagi läheb sama kaua. Seda tahtsingi. Aga kui suureks selles mõttes, et ongi, et kui, ma saan aru, et meil on Tartu linnas palju tehinguid ja Tallinnas on palju tehinguid, aga näiteks, ma ei tea, Paidest 30 kilti kuskile poole on väga vähe tehinguid.
võta kas või näiteks Kagu-Eesti, et kui me läheme näiteks Rõuge valda, et seal ka või No Rõuge võtame. käinud hindamas. Hiiumaal on niimoodi, et põhimõtteliselt aasta-2 on vaja sama tehinguid kasutada, sest seal ei toimu lihtsalt midagi. Aga siis tohib nagu pikem aja võtta. Seal on, ütleme, et panga poolt on olnud tagasiside selline, et see oleneb piirkonnast. Kui ma Annelinnas korterit hindan, siis ma ei saa aastavanust tehingut võtta kõrvale, et see nagu ei ole kuskilt otsast loogiline, sest et Annelinna korter on ikka likviidne, seal toimub piisavalt tehinguid. Seal, ütleme, et üldjuhul kuni 6 kuud. Pigem on see, et tahaks sellist kuni 3 kuu vanust. Aga see jälle oleneb perioodidest, et vahepeal on tehinguid rohkem, teinekord vähem, oleneb mitme toaline on, et kui palju sul 4-toalistega on ju kõige vähem tehinguid, et siis võib olla vajadus seal 6 kuu vanust tehingut kasutada. Aga kui me nüüd hindamegi näiteks, ma ei tea, Rõuge alevikus, siis on see, et Rõuge alevikus isegi võib-olla aasta jooksul, ma ei tea, toimub 1 tehing, 2 tehingut, et siis nagu peaks sellised sarnaseid piirkondasid sinna juurde veel võtma. Ja eriti veel, kui näiteks Rõuge vallas on, ütleme, et üks talu ja siis tal on näiteks äge tiik seal, eriti ilusa vaatega. Ja siis lähedal on mingi ilma selle vaateta asi müüdud. No see on jälle selline, need võrdluselementide valikud ja see kohandamised, see on hindaja subjektiivne valik. Et inimestena, ma arvan, et kui 2 hindajat hindavad sarnast objekti, siis seal ei pruugi üldse sama võrdlustehingut tulla. See olenebki piirkonnast, kuidas tema näeb, millega ta võrrelda tahab, et sellepärast nagu 2 samasugust hinnangut, ma arvan, et isegi ühest büroost ei ole väga tõenäoline saada. Juba see inimeste erinevus mängib siin rolli. Aga see lõpptulemus, et see peaks sinna hindamise täpsuse piiridesse ikkagi jääma. Üldjuhul on ta seal 10% ümbruses, maapiirkonnas võib-olla 15-20, oleneb sellest, kui palju seal tehinguid on. Et sinna vahemikku ta peaks jääma. Aga 1-1, ma arvan, et see nagu on väga, väga keeruline, väga ebatõenäoline, et see nagu juhtuda võiks. Oota, aga siis ju tasuks tegelikult võttagi nagu mitu tükki ju. Kes see 20% vahe on, See maksab. kas see on, ei no ma saan aru, et maksab, aga kas see on nagu moraalselt või et sa võtad nagu 3 hindajat, eks ole, ja siis nüüd annad selle, kas nii tehakse? Kuna ma tegelen kohtuasjade hindamisega ka või kohtukaasustega, siis on ju abielulahutused. Naine võtab, just. Ütleme lahutuste puhul või kaasomanike vaata võib ju rohkem kui 2 ka olla. Et seal võib ka olla ju, et iga kaasomanik ise tellib hindaja. just. Ja lahutuse puhul samamoodi, et tellib mees ja tellib naine, aga seal on see, et mina ei soovita seda teha, sellepärast, et seal on nagu omad nüansid, et kui mees tellib enda hindaja, naine tellib enda hindaja, siis see usaldus nagu, et kui sind ei ole sinna protsessi kaasatud, see on nagu selline, et sul visatakse lihtsalt paberlaual, nüüd usu seda numbrit, mis seal kirjas on. Aga sa ei tea, mis seal objektil toimus. Mina rääkisin, et ma olen objektiivne ja et olen õppinud vaatama seda asja, et mitte neid lillekesi, vaid nagu seda objekti keskenduma sellele, et siis võib olla ka ju hindajaid, kellele mõjubki see ilus jutt, sest et tavaliselt on see, et ühele poolele on vajalik, et oleks odav, teisele, et oleks kallis. Ja nüüd olen, et kumma poole siis hindajaks sa satud. Üks räägib sulle, kui halvasti, pahasti kõik on, teine räägib kõik, kui ilus tore on. Et siis vahe võib olla 20%. Vahe võib Tõesti, rohkem ka olla. isegi rohkem. Minul kõige markantsem näide, see oli muidugi hüvitamise case, aga seal oli selline põhimõtteline 25-kordne vahe. 25 korda? Jah. Aga seal oli põhimõtteline vahe, et kuidas seda asja hinnata. Ma täna ei tea, mis see lahendus seal on, aga selliseid asju on ka, jah. No aga see ei ole mingi see Tartu korteri puhul ei saa sükst asja juhtuda. Tartu korteri puhul võiks ta ikkagi +-10% vahemikku. Ja maja Tartul on ka sama. 10%. Jah, ei ole ju rohkem, et ma tahtsin veel selle vee ja jõe kohta küsida, et tegelikult ju subjektiivselt, võib-olla see objektiivselt ei ole, et jõeäärne maja või veeäärne maja on rohkem tahetud. Aga osad hindajad arvavad, et mingit vahet pole, ma saan nii aru. Mina ütleks, sul on nii vilest ka. Ei no ilus on. Ma saan aru, see on subjektiivne ilus. Vanemate kodu on väikese mõttetu jõe ääres, kus ma lapsepõlve kummipaadiga sain sõita, tänaseks on see kinni kasvanud. Ma ütleks, et seal ei ole mingit väärtuse lisa, aga kui on Emajõe ääres, Emajõega piirne, siis on vahe sees. Tegelikkuses on ju vahe ka, et see tahtmise vahe ja kõik siuksed asjad. See oleneb sellest jõest ja sellest piirkonnast ka ikkagi, et siin ei ole nagu selles mõttes ühest vastus. Ja see, kas on nüüd tiik, kas sul on selline väike konnatiik, mis on kinni kasvanud või sul on lastud eraldi kaevata projektidega korralik selline maastik ka seal on ja
siis mina ütleks, et seal on ka ju vahe sees. Sul võib see väike kinni kasvanud liigik olla, aga kui palju nad maksma, et see korralikult korda teha, et seal on ju väärtuse vähe sees selles mõttes. Ma veel ikkagi tahan sellest sõja asjast ka rääkida natukene. Ma sain aru, et ei, ma läheks edasi. Ma läheks Nursipalusse. Et mina käisin, minul elavad sugulased Võrus ja ütlevad, et näed, et kinnisvaraga on selline lugu juhtus, et tehti pauku seal, polügoon on Nursipalus ja siis läks aken puru. Ja nüüd sa ütled, et hindajana sa nagu sõjaohtu ei arvesta. Aga seda, et kogu aeg kostab sisse... Ei, ma ei öelnud, et ma sõjaohtu ei arvesta. Ma ütlesin, et see ei kajastu otseselt kuskil võrdlustabelis, aga see kajastub kaudselt majandusnäitajates ja tehingutes, et selles mõttes see olukord ikkagi mõjutab. Mitte see, et ma pigistan silma kinni, et ei toimu mitte midagi ümberringi. See kajastub selles mõttes ikkagi. Aga see, et kas Nursipalus nüüd paugutatakse ja aknaklaasid lähevad kaikki, et seal ongi küsimus, et kust on nüüd see on Nursipalus paiknud, järelikult on ikkagi päris lähedal ilmselt selle harjutusväljale. No just, aga kas sa nagu arvestad, siis tõmbad nagu harjutusväli on, kas ta hindamis eksperthinnangus, kui see on lihtsalt konkreetne kliendi juhtum, eks ju, et Võrus on maja, eks ole, ma ei tea, kas naabril või kellegi läks aks, plärtsti puru ja aga selles mõttes, et hindaja tuleb kutsuda ilmselt siis, kui õppused ei käi või see ei loe üldse, see on nagu... Mina tean, et isegi Võru linnas pidi olema neid mürskused või ma ei tea, kuidas need asju siin ümbertakse kuulda, et see Võru piirkond ilmselgelt on sellest Nursipalust mõjutatud, aga nüüd ongi küsimus, et jällegi, kui kaugel ta seal on, kui ta tõesti aknaklaas saab katki, see tähendab, et see võib ikkagi päris lähedal olema. See ei saa olla, et ta kuskil väga kaugel on, et järelikult ma arvan, et see mõju on seal olemas, aga et kuidas nüüd hindamises kajastada seda, et meil näiteks on Võru piirkonnas eraldi hindaja. Ma ausalt öeldes ei ole tema töid niimoodi vaadanud, ma ei ole taga sel teemal vestelnud, kuidas ta seda arvestab, aga ma arvan, et Nursipalu harjutusväljaku kindlasti on mõju kinnisvara hindadele seal piirkonnas. Ma ütlen ka muidugi, et see aken läks katki, see on puhas kuulu jutt, tegelikult ei ole juhtunud. Pole kõrval olnud, igaks juhuks, et organid, kes meid jälgivad, et siis... Mina korra mõtlesin, ma olen ikka mingi suserdamismõtted nagu tulid, et kas siis tegelikult, kui sa tahad ise endale nagu hinda teada, võimalikult head hinda, siis on parem võtta selline hindaja, kes ei ole ühegi pangaga seotud, sealt on lootus saada paremat hinda. Või on see väga rumal jutt või? See, et keegi oleks, ega me ei ole seotud ühegi pangaga, selles mõttes, et koostöölepingud on pankadega selle jaoks, et seal on omad reeglid paika pandud, et tagada see kvaliteet, et me ei saakski mingit jama teha, et mina ütleks, et kui sa tahad seda nii-öelda susserdajat hindajat võtta, et mis see sinu eesmärk on? Kui sa tahad lihtsalt, et keegi kirjutaks, kellele? Ostja sul ei saa selle hinnanguga midagi teha, sest et sa võtsid sellise hindaja, keda pank ei aktsepteeri. Selliseid hindajaid iseenesest turul on tänapäev, nad tegelevad mitte panga hindamistega, aga küsimus ongi, et mis see eesmärk on. Sinna hinnangusse tema ei saa kirjutada, no jah, aga ta ei saa seda tööd pangas kasutada. Sellepärast ongi neid koostöölepinguid vaja, et meie tööd oleksid pankade poolt aktsepteeritud. Kui sina sellist hindajat tahad, siis see hindaja ei ole panga poolt aktsepteeritud. Okei, aru saada. Mulle ikka helistavad inimesed ja küsivad, et kas sul on seda susserdajast hindajat, siis ma ütlen, et ammu enam ei ole, andke andeks. Et aga vanasti, mis mõttes vanasti oli tegelikult, nüüd aega nii palju mööda läinud, et enam sellest, et olidki, said kuidagi ja tõesti naljakas, sellest ei pidanud midagi maksma. Ise mäletan ka, et üks maakler ütles ka, mitte sina siis veel ei tulnud, ma ostsin enda esimese korteri, laseme hinnata seal, et seal kuskil. Et see on nagu kuidagi, aga jah, täna see pigem on selline, maakler tõstab enda väärtust, et tegelikult on sellist hindajat, mina arvan, et ei leia. Minust peaks selle nagu... Reeglid on lihtsalt nii rangeks läinud ja ma arvan, et inimeste see teadlikkus ka, et keegi ei taha neid leppetrahve maksta, keegi ei taha oma tööst ilma ja keegi ei taha neid probleeme pankadega. Et keegi ei taha oma kutsetunnistust kuidagi ohtu seada, et miks peaks... Mõistlik ka, et täiesti arusaamatu, miks peaks nagu susserdama sellest, et tegelikult kui mitte keegi ei susserda, on rahu majas, siis on nagu hea, et aga kui kuskil keegi veel on, siis on nagu... Ta on ikkagi, vaata, müüa ikkagi, kui tema objekti hinnatakse tunduvalt nagu madalamaks, siis müüa võtab seda ikka nagu solvanguna ja isiklikult, et mina ütlen 500 000, tema ütleb 400, et mis asja. Aga vaat siin ongi see nüanss, et omanik võib enda vara eest küsida
sellist tahab, jah. hinda, nagu ta tahab. Mhm. Ükski hindaja ei saa talle seda ette öelda, ükski maakler ei saa ja Mhm. võib-olla seal kuskil leidub ostja, kes on valmis seda ostma, Mhm. aga lihtsalt üldjuhul need ostjad ei ole valmis üle selle turuhinna. See, mida ma algselt rääkisin, et kui sa endale kodu ostad, siis Mhm. ongi küsimus selles, et kas nüüd on sellist inimest, kellel on seda finantsi. Et selliseid case on, aga ilmselgelt ei jagu selliseid ostjaid kõikidele objektidele. Ja, Et selles mõttes tasub ikkagi realistlik olla, et ei ole mõistlik selle hinnaga ju üle pakkuda. Mida tavapäraselt omanikud teevad, on ju see, mis hinnaga objekt müüki panna, võtan KV lahti, vaatan, mis hinnaga teistel on. ja, Ja ma ja, ütlen, aga minu oma on parem ju. ja, Panen natukene veel juurde sinna. ja. Või nagu mina panin, et paneme selle ulmehinna, et läheb, siis läheb, ei lähe, ei lähe. et järsku keegi tuleb nagu ulmehinnaga ostma, ma ei ole kindel, kas see on parim strateegia. Siis võetakse hinda ja siis tuuakse maa peale tagasi. Aga mis sul juhtus siis lõpuks? Eks ta seal maa peal on. Ka turuhinnad ja või jäi müümata. Ma mõtlen, kusjuures ma olen mõelnud, mis see nagu kõige mõistlikum on, et ega ei taha ju ka maakler kliendist ilma jääda, eks, et siis klient küsib siis, võtame utreeritult niimoodi hästi, mitte päris nii ei ole, aga et tema küsib oma 500 000, ütleme 100 000 asja eest 200 000, eks ju. Ja kindlasti kuskil on keegi, kes seda sinu asja just 200 000 tahab. Aga tõenäosusi, kui nüüd võrrelda, et kas sa ostad nüüd hunniku lotopileteid, et saada see lisa 100 000, et kump on tõenäolisem. Siis ma arvan, et see lotopileti variant võib olla isegi tõenäolisem, kui keegi sul 2 korda üle maksab. Ma arvan, et on hulk maaklereid, kelle strateegia ongi, et peaasi, et objekt müüki saada, et nad ongi valmis selle kõrge hinnaga. Täna ma arvan, et see, kes kvaliteetset teenust pakub, pigem nad ütlevad sellised objektid ära kohe alguses, et ei hakka oma aega kulutama. Et kui sa näed, et kliendi ootused on ebarealistlikud, siis on küsimus, et kas sa suudad ta üldse maa peale tuua, et kas sa nüüd lähed seda lotot mängima või ei lähe, on ju maakleri vinklist, on ju. Et kui mina ise maakler oleks, siis mina olen täna ka piisavalt vana ja väärtustan oma aega, et ma ei tahaks selliste klientidega tegeleda, ma ei võtaks selliste klientidega tegeleda. Ühe Eesti suure ja tuntud üks väga tõsine kinnisvarainimene siis kuskil ka saates ütles sellise lause, et küll aeg toob hinna nagu sinna. Ma ise mõtlesin ka, et hind ju tõuseb, eks ole, et aastas tõuseb 3%, eks ole, arvutan nüüd ise välja, mitu aastat läheb, et kahekordistuks. Aga kas sellist asja, loogika, kas sellist asja ei ole, et näiteks, et hindaja ütleb, et ootame natuke selle hindamisega, et teeme poole aasta pärast, et siis on nagu hooaeg, et siis on varem hind tulemas. Et me praegu tuleb nii, aga sügisel siis, kui tudengid tulevad, siis see korteri on selle hinda. Mina ütleks, et mina ennustaja ei ole ja mis poole aasta pärast saab, eriti tänases olukorras, et kus need sõjad ja igasugused asjad ümberringi toimuvad, ega kus me teame, mis poole aasta pärast ei tea. Et pikas perspektiivis on jah tõenäoline, et hinnad pigem tõusevad, aga küsimus on ju, alati oleneb sellest olukorrast ka, et miks see müüja müüb, kas tal on mingi uus asi vaja asemele osta, kas tal on vaja mingi pangalaen tagasi, seal on nii palju neid nüansse, et tegelikult kui ostja täna läheb ju kinnisvaraportaali, siis on ju see, et tal jäävad kuulutused meelde ja kui mingi asi on seal aasta aega müügis olnud, siis ilmselgelt saab ta aru, et seal peab midagi viga olema, et see objekt küll päris õige ei ole. On ju niimoodi tegelikult. Ja minul on mõne objektiga. Oodabki siis uusi, kes tuleb, kui selline objekt, eks ole, need vanad on. Millal hinda järjest langetatakse, mis ei ole ostjat leidnud, mis on pikalt portaalides üleval ja kui ostja isegi võiks nagu mõelda selle objekti peale, siis pigem mulle tundub nagu, et see ikkagi pigem hirmutab, kui objekt on väga pikalt müügis olnud. Ja kui ta lõpuks siis saavutab selle turutasemena, seal võib see ostja on ju tekkida, aga samas on jälle see, et aga müüjal on siis tekkinud ju mingid kommunaalide maksed, mingid lisakulutused, et seda asja üleval pidada, et kas see asi nagu päeva lõpuks ennast ära tasub. Eksperthinnangus on siuke rida, eks ju, et see, kui palju see mingi eksimisruumi, mis on tegurin? Täpsus. Hindamise täpsus, see on näiteks seal pluss-miinus 10%. Tartu linnas, jah. Et siis justkui oleks adekvaatne 100 000 asi müüa 110-ga. Et see on nagu maksimum. Ei ole õige või? See, et turuväärtus, et kui +10, aga ta võib ka -10 olla. Ei, kohe on pluss. Jah, aga unustavad ära, et aga miinus võib ka ju olla. Et ütlevad, et aga pangast võiks ju laenu saada, et +10 järgi. See on aga selle miinus ka, et siis on võiks 90 000 järgi ka anda ju. Et see on lihtsalt selline
aga mis on vaja sinna sisse panna, et hindaja annab hinnangu sellele täpselt olenevalt sellest, et mis objekt on, milline see ligiidsus tal võiks olla, kui palju tehinguid on, et selle järgi määratakse. Üle 20 ta ei tohi olla. No, mina olen nagu sinuga nõus selles mõttes, et hinnastamine peab olema enam-vähem õige. Kas nüüd sendi pealt, aga Kas sa tahaksid endale maaklerit, kes ei oskaks objekti õigesti hinnastada ja siis see et teine asi, et see maakler nagu ütleme nii, et tegelikult kui sa tead, et see objekt on ikkagi madalama numbriks ja tõenäoliselt ikkagi kliendile seda ju ütleb ka alguses. Sa ei lähe ju selle peale välja, okei, ma selle 200 000-ga, et ma arvan, et see on turuhind, me lähme sellega proovima. Ma arvan, et sa pigem maaklerina iga kuu saan kellegi käest emotsionaalselt vastu pead tõe rääkimisest, jah. Jah, no, Ja. et seal ongi nagu kahte sorti maaklerid, kes räägivad seda, mida omanik tahab kuulda ja teine sort siis, kes räägib realistlikku juttu, aga mina pigem pooldan ka seda, et seda realistlikku juttu rääkida, et ei ole mõtet neid illusioone luua, et ma arvan, et päeva lõpuks see tekitab omanikule ikkagi rahalist kulu, kui nendes illusioonides elada. Aga anname korra omanikele nõu ka natukene. Nimelt, võtame jälle selle 500 000, et kui on 500 000 maksab maja, hindaja hindab ta 400 000 peale. Ostjaga läheb siis vaidluseks, et näed, 400. Kas siis, mis siis omanik võiks siis nagu ostjale öelda, et okei, et see, aga näed, hoovis on see kuur ja see ei läinud ju arvesse, mööbel ei läinud arvesse, tulebki 500 kokku. Või mida nagu, kuidas nagu mööbli argument on kindlasti üks asi, et kuna meie hindamisel ju arvestame ainult kohtkindla sisustusega, siis tavaliselt on pigem niimoodi, et objektile ikkagi jäetakse ju see ülejäänud mööbel ka, mis võib küllaltki väärtuslik sisse. See on kindlasti üks argument. Kas päiksepaneelid näiteks? Või see läheb juba sisse? Selles mõttes, et sellega me ka hindamise arvestame, neid ka ju keegi kaasa ei võta. Süsteemid täpselt samamoodi. Kuigi on ka case olnud, kus on mingid katlad või soojustambad kaasa võetud. Et selles mõttes tuleb kõike. Ja köögimööbel, üldjuhul köögimööbel ka keegi naljalt ju kaasa ei võta, aga boiler vanasti võeti boiler kaasas. See on nagu köögimööbel, selles mõttes, kui sa oled niimoodi kokku leppinud, aga sina teed oma eksperthinnangu köögimööbliga, siis ta võtab panga laenu selle alusel, et ta viib oma mööbli minema. Kui see on niimoodi kokku lepitud, siis tegelikult ju valedel alustel. Siis see päris aus ei ole. Et pigem see peaks olema nagu kohe alguses ikkagi teada, kui see mööbel saab. Ja seda 5000 eurost puud. Ei, ma see puud, see väsi ära. Voodi võib ka 5000 maksta. Voodi 5000 ja sama pott. Ja pott võib maksta ja kõik need asjad. Aga aeg pressib peale hakkama. Võtame 3 tähtsat asja, mis me õppisime. Mina õppisin, mul oli teine arusaam üldse hindajatest. Hindajad on palju toredamad, kui ma ennem arvasin. Esimest korda elus toredad. Et on vaenlased, et nemad nagu nimelt tahavad su hinda nagu halvaks teha, et panga silmis neid tore, et tegelikult ei ole nii. Et esimene asi õppisin, hindaja on lihtsalt, hindaja on inimene, ei sa võid ka selle öelda, et hindaja on aus. Isegi kui ta ei ole aus, siis reeglid teevad ta ausaks. Ja ta peab olema aus. Tal ei jää muud üle. Objektiivne pigem oleks isegi parem sõna. Objektiivne. Tasub usaldada, sest et nii palju, isegi kui see inimene ise on kuidagi seest ei ole, näiteks mitte nagu Kerli, aga mõni hindaja võib-olla ei olegi ikkagi objektiivne tõelisus, surub ta nagu ausaks. Et see ei ole, et ma tahtlikult, et sa tuledki oma 500 000 kullast potiga maja, lased mul hinnata, et siis ma tahtlikult, et issa ma olen nii kade, et sul see kullast pott on, et ma panen nagu nimelt sinna kohe mingi väiksema numbri, et sellist asja ei ole. Mõni ekspert veebist võiks meile kullast poti hinna saata. Aga lähme edasi. 2. Teine asi. See esimene asi oli nii hea, et teist asja nüüd annab mõeldaga. No teine asi kindlasti see, et see, ütleme, et see hindaja hinnast võib ikkagi nagu rohkem küsida, et see on ikkagi, see ei ole nagu, et nüüd hindaja ütleb, et see on 400 000, et sa peadki 400-ga müüma. Väärtus on ka tegelikult ju ajas muutub ja see fikseeritakse konkreetselt selle päeva seisuga, kui hindaja objektil käib. Sul võib homne päev mingi tehing toimuda, et seda peab kindlasti arvestama, et see mineviku aja seisuga. Et see number, ei ole nii, tuleviku tehinguid ju ei saa kasutada. Aga mis siis, kas seda saab nagu veel muuta ka veel, et kui näiteks saan täna hindamise kätte või selle, või öelda, eksperthinnangu kätte. Homme naabrimees müüb ulme hinnaga kõrvalt ära. Kas ma siis saan helistada, et kuule, et äkki vaatame siin, et nüüd midagi muutus?
no ütleme, kui sul näiteks Uuselurajoonis oleks tehing, kus ongi see, et naabrimaja ju asukohalt on kõige sarnase ja tavaliselt Uuselurajoonis nad on suhteliselt sarnased arhitektuurselt, ehitusaastalt võib-olla, aga et vaevalt, et naabrimees nüüd sellest hinnatud turuväärtusest ulmeliselt kõrgemalt, see nagu ei ole väga realistlik. Pigem on lihtsalt see, et värske tehing tuleks juurde. Ma arvan, et see ei ole väga tõenäoline, et hindamise täpsusest erinev see number tuleks. Kui see mingi väga eriline objekt oleks, et näiteks villadega tehinguid toimub hästi vähe, sest ongi, et täna see ehitushind on hästi kõrge, siis sa lihtsalt suvaliselt ei lähe oma villat müüma, et pigem ongi see, et kas sul on lahutus või mingi muud jamad elus, siis sa oled sunnitud müüma, aga sa müüd ju ehitushinnast ikkagi allapoole. Selliseid tehinguid on Tartu linnas hästi vähe, vaat siis on see, et kui see mingi villaga tehing nüüd toimub, mis selle hinnatava varaga nagu ikkagi on võrreldav, et ta kannatab sinna võrdlusobjektiks võtta, siis nagu võiks selle võrdlustabeli üle vaadata, aga seal kindlasti ei ole reeglit, et siis kohe nüüd muutub, kui naabrimüüs hästi kõrge hinnaga objekti ära müüb. Ja kui lahutus on, siis on ju hästi kiiresti vaja ju ära müüa, et see asi ära jagada ja siis annadki ju madalama hinnaga. Mis kolmandaks? No valetamine ei tasu ära minu arust. Meil on oluline nagu see, et me otsisime ju nagu 100 nippi susserdamiseks, ega Kerli lükkas kõik ümber, et ei saagi susserdada. Minu arust see on nagu oluline info inimestele, et ei ole mõtet otsida ka susserdamise linki. Mina lähtun sellest põhimõttest, et kõik tuleb välja avada. Nii palju, kui mina kõrvalt olen näinud mingid jamasid, mingid valetamised või ongi sellised susserdamised, siis vaipa kappi ei ole mõtet. Tulevad need asjad välja, et sellel ei ole mõtet, see tuleb ringiga tagasi. See on nii nagu ilus saade. Ilus muinasiit. Ma arvan, ma ei hakka vaidlema, et paneme lukku. Aitäh sulle. Ja meie räägime kinnisvara jutte jälle nädala pärast täpselt samal ajal samas kohas. Kõike kaunist. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.